Karmavärk on huvitav värk, me ei mäleta eriti, mis minevikus toimus, siis paistab nagu hästi ebaõiglane olema. Karma on nagu, mõnes mõttes nagu õppeprogramm või meie mentaliteedi korrigeerimine. Aga ta ei ole nii mehaaniline, nagu me ette kujutame, nagu ma arvan, et materiaalne maailm on selline, näeme ainult seda mehaanikat siin, eks ju. Neid seaduspärasust, eks ju, energiate ja elementide liikumist. Et kui loodus on elus, siis karmaga toimib vastata ajale kohale tingimustele. Eesmärk ei ole lihtsalt mitte mehaaniliselt karistada, vaid eesmärk on, nagu ma ütlesin, see mentaliteeti muuta. Koostöö mentaliteet, eks seal on mingi brigaad, üks paneb sinna, teine sinna, sa üritad seda nagu koos hoida läbi mingite seaduste kokkulepete, et see ühistulemus oleks võimalik ilus, kõik saaks tead palka ja objekt oleks võimalik ilus, näiteks ehitajad. Sama arukas või jälle arukam või põhjalikum on siis loodus või karma seadused, et ta siis toimib vaadeldes iga isiksuse alateadvust, teadvust, mentaliteeti, omadusi ja siis voolib, sest kui ta seda ei teeks, seda haridusasutust ei oleks, siis oleks kaos kohe, kuigi kaos paistab isegi praegult, eks ju. Et karma toimib niivõrd sügavalt, laialt ja ühtselt üldise eesmärgi nimel ja kõige kõrgema kontrolli all. Et see viikarma, A-karma ja lihtsalt karma, hea ja halbkarma ja karma vabadus, et see on tegelikult väga sügav teema. Kuigi pühakirjad kirjutavad mingid seadused, kui te teete nii, siis tuleb selline reaktsioon looduse poolt ja kui te teete nii, siis sellised reaktsioonid. Aga kui sa hakkad isiksust vaatama, individuaalsust kas või suhtluse tasemel, eks ju, et kus on õige, et kas õige on, me suhtleme ainult need inimesed, kes on meeldivad ja kellega me saame hästi läbi või loodus sunnib, et millegi pärast suhtlema inimestega, kellel on erinev arvamus ja me peame õppima neid sallima vähe sellest, et neutraalselt olema nende suhtes, aga isegi armastama. Et meie mõistus mõtleb nii, et kas on õige või vale, eks ju. Sinu arvamus, minu arvamus, ütleme, isegi mingite vaimsete asjade puhul on see sama see mitmekesisuse, see ärrituse aste, eks ju, ma ei tea, seal ühest religioonist vend, teda ärritab teise religiooni vennad, eks ju, kes on samasugused õhku täis ja ütleb, et ma tea, et meil on ainult, kuidas sulle öelda, see otse ligipääs kõrgemate teadmiste juurde. Et ei ole tead seal, ma ei tea, mis spekulatiivsed asjad. Te olete saatanast, kõik, mis ei ole meie asi on nagu puhas, mis ei ole, on selline saatana mängud ja meie asjad on siis puhtad mängud. Ühesõnaga see selline suur segadus. Ega siin muud lohutust ei ole, et kui sa sisemiselt oskad jääda headusesse, kõige suurem kunst on, et see mitmekesisus säilib nii vaimses maailmas kui siin, eripärasus, justkui õõrumised, neid tuleb võtta kui mänge, liilasi, isegi materiaalse maailmas võib võtta nii, et nagu natuke huumoriga alandlikult, et elu teab, eks ju, miks selline naljakas olukord või raske olukord tuli. Aga sisemiselt, et kuidas siin siis elada, et siin materiaalses maailmas selles mõttes raskem, et sisemiselt sunnitakse või luuakse meile siis sellised teadmised ja eeskujud, et me tahame olla head armastavad, aga just kui väline kiht dikteerib midagi muud, eks ju, oleluse võitlus. Tema, kui ma kellelegi sahtlisse sõida, siis on ise sahtlisse ja kuidagi see materiaalne energia justkui toimib nagu selliselt randomilt. Kui sa süvened, rahuned, õpid teadmisi sügavamalt läbi praktika, siis tulevad vastused läbi ülihinge, läbi heade eeskujude, kuidas vastata ajale kohale tingimustele, õnnelikult ka juba siin elada ja näha neid seoseid ja tunda ära siis, missugune on sinu liikumistempo, et ei hakka liiga pühakut mängima, ei ole ka liiga laiska, et las pühakud, need armastad kõiki, ma ei viitsi nagu. Eks see on see arenguetapil, et palju me suudame otse suhelda kõigi ja kõigega puhtas armastuses. Kui me veel seda ei suuda, siis me armastusega hoiame siis distantsi osades situatsioonides, kui on võimalik elus olenditest.